Tervist ja tere tulemast vaatama saates Fookuses. Mina olen Markus Järvi, Objektiivi peatoimetaja ja teisel pool Fookuses saatelauda on Martin Helme. Tere Martin! Tere Markus! Head uut! Head uut sulle ka ja kellele veel uut ei ole soovinud, siis head uut kõikidele meie vaatajatele. Aga täna räägime maailmapoliitika sündmustest ja räägime nendest sündmustest, mis leidsid aset kohe peale aastavahetust Venezuelas ning vaatame sealt edasi võib-olla ka järgnevate arengute peale, võib-olla mis hakkab toimuma Kuubas, mis hakkab toimuma Gröönimaal ja mis võib-olla hakkab toimuma Iraanis, tahaksin just nimelt mainida. Et räägime nendel teemadel ja kui me tavaliselt oleme istunud siin sellises õndsas üksmeeles ja rääkinud asjadest, millest me nagu saame täpselt samamoodi aru, siis käesolevas saates ilmselt tekib see olukord, kus me tegelikult neid asju täpselt samamoodi ei mõista ja tekib võib-olla olukord, kus me saame ka rahulikult diskuteerida ja seda me loodan siin võimaldada. Nii, aga palun, Martin, ma annan sinule ilusti sõnajärje üle, et mida ja kuidas sa hindad seda, millega Trump siis nüüd Venezuelas hakkama sai? No mina kiidan heaks ja olen väga rahul ja ütlen seda ka, et mu meelest unustatakse ära, kui Trump toodab meile kogu aeg uudist erinevatel teemadel ja osad uudised on muidugi sellised, me peame alati ka meeles pidama, et negatiivne uudiste foon luuakse meile, Trumpi vastane negatiivne uudiste foon luuakse meile ikkagi ju selgelt vasakpoolses sellises raamistuses. Nii teemad ise on vasakpoolsed, kui teema käsitlused on vasakpoolsed. Ja selle tõttu kipuvad inimesed ära unustama, mida Trump kõike on head teinud. Ma loetlen nad kiiresti üles, et meil ei läheks meelest ära. Ta tõesti pani esimesel päeval piiri kinni. 1 aasta jooksul on Ameerikast 2,5 miljonit illegaali välja saadud. See tempo tõuseb kogu aeg. Ta lõpetas sisuliselt üleöö ära kogu selle transjama. Ta lõpetas sisuliselt kohe ära miljardite uputamise vasakäärmuslikele MTÜ-dele, kogu see USAID-i kinnipanemine. Ta lõpetas ära rohepöörde. Ta on teinud odavamaks energiahindasid. Ja ta on tegelikult süstemaatiliselt oma lubadusi täide viinud. Nii et maksulangetused, mis ta on teinud, lõpetas abordi riikliku rahastamise ära, et need on kõik, konservatiivid on sellest rääkinud aastakümneid, aga midagi juhtunud ei ole. Ja siis tuli Trump ja tegi kõik selle ära. Ja nüüd, kui me räägime välispoliitikast, siis tasub paari asja võib-olla ka üle rõhutada ennem, kui me läheme nüüd detailidesse. Esiteks, ei vasta tõele väide või see nii-öelda mulje, mis öeldakse, et Trump on lubanud kõik sõjad ära lõpetada. Trump väga spetsiifiliselt on vastupidi öelnud, et ta vihkab neid nii-öelda igavesi sõdasid või pikkasid sõdasid, aga jõu kasutamine on tema nii-öelda platvormis alati sees olnud. Teiseks tuleb öelda, et Trump on alati rääkinud suveräänsest, Ameerika Ühendriikide suveräänsest õigusest võtta mingeid otsuseid vastu ja ta ei pea vajalikuks eurooplastelt või ÜRO-lt luba küsida. Ja kui me räägime naftast näiteks, siis kogu aeg on rääkinud, 10 aastat on rääkinud, et naftat peab olema palju, nafta peab olema turul nii-öelda turu üle ujutama, nafta peab olema odav, sest et see on kogu majanduse mootori alus. Nii ehk kõik see, mida me näeme nüüd Venezuelas, pluss muidugi see jutt, mis tal on kogu aeg olnud, et vastasseis Hiinaga. Et me peame nagu Venezuelat, Gröönimaad, kõike seda nägema siis ikkagi ameeriklaste suures strateegilises vastasseisus Hiinaga. See on see võti, mille kaudu me peame neid asju nägema. Ja selles mõttes ta ei tee mitte midagi seda, mida ta ei ole öelnud, et ta teeks. Ta ei tee mitte midagi seda, mis oleks vastuolus tema varasema platvormi või lubadustega. Küll aga ta teeb neid asju nii jõuliselt, et võtab hingetuks nii tema vastased kui tema pooldajad. Ja selles võtmes, kui me nüüd läheme konkreetselt, mis ma Venezuela kohta ütlen, on see, et minu jaoks on hämmastav see, et ka ennast parempoolseteks või konservatiivseteks pidavate inimeste hulgas on nagu muutunud mingisuguseks teemaks rahvusvaheline õigus. Et kui me oleme aastakümneid, rahvusvaheline õigus, mida vaheldumisi kasutatakse terminiga reeglite põhine maailm, eks ole. Et tavaliselt räägitakse enam-vähem samast asjast. Reeglite põhine maailm ongi rahvusvahelise õiguse reeglid. Et
me oleme, mis siis on see rahvusvaheline õigus, mis siis on need reeglid? Pariisi kliimalepe on rahvusvaheline õigus, eks ole. WHO pandeemialepe on rahvusvaheline õigus. ÜRO pagulaskonventsioon on rahvusvaheline õigus, ehk siis globalistide poolt paika pandud reeglid, ja siin tuleb väga selgelt öelda, need globalistid on olnud ka ju järjestikulised Ameerika valitsused alates teisest maailmasõjast. See, mida me tänapäeval nimetame rahvusvaheliseks õiguseks, on teise maailmasõja võitjate pool, eelkõige ameeriklaste poolt loodud institutsioonid ja lepingud, millega nad on oma huvisid kaitsnud. Ja nüüd Trump on öelnud ammu juba, et need lepingud ja need institutsioonid ei teeni enam Ameerika rahvuslikke huve. Ja tõepoolest ei teeni, vastupidi, mina väidan, et see rahvusvaheline õigus, mis meil tänapäeval, mida me kõik enam-vähem saame aru, mis ta on, eks ole, need samad ÜRO-d, Euroopa mingisugused konventsioonid, see ju on olnud see, mis on hävitanud valget maailma, valget kristlikku maailma läbi immigratsiooni, läbi demokraatia likvideerimise, läbi kogu selle kliimaasja, kogu see homoasi tuleb sellest rahvusvahelisest õigusest. Ja nüüd kõik me oleme sellest aru saanud, kõik me oleme kritiseerinud seda. Aga nüüd, kui justkui see rahvusvaheline õigus on kasulik meile, hakkame me selle rahvusvahelise õiguse suurteks kaitsjateks, või kõik ei hakka, aga osad hakkavad, sest meile ei meeldinud see, mis toimus Venezuelas. Et esiteks mulle meeldib see, mis toimus Venezuelas, teiseks mina ei ole kunagi rahvusvahelist õigust millekski pidanud, see ei aidanud Gruusiat 2008. aastal, kui Venemaa läks, see ei aidanud Ukrainat 2014, kui Krimm ära võeti, see ei ole mitte kedagi aidanud, eks ju. Et see ei aidanud Eestit 30-ndatel, 40-ndatel, nii et rahvusvaheline õigus on selline minu meelest täiesti mõttetud akadeemiline arutelu, aga mis on kõige olulisem, see on vasakpoolne teema tõstatus ja vasakpoolne teema käsitlus, et kui sul on midagi Venezuela siis selle operatsiooni vastu, ja ma nägin Objektiivis oli lugu Ron Paulilt. Ron Paul ei ole kunagi olnud Trumpi toetaja, pole kunagi olnud maga liikumise inimene, tema on olnud isolatsionist ja tema kriitika Venezuela vastu on see, et üldse ei tohiks kuskil sekkuda mitte millessegi. Aga see ei ole Trumpi platvorm mitte kunagi olnud. Eks ole, et kui Ron Paul kritiseerib Trumpi, siis sellest ka midagi uut ei ole. Aga tema kriitika on midagi hoopis teises võtmes, kui on näiteks Guardiani või New York Timesi kriitika, et kui me tahame, me võime kritiseerida seda, mida Venezuelas tehakse. Aga minu meelest ei tohiks konservatiivid ja parempoolsed võtta mugavusest või intellektuaalsest laiskusest üles Guardiani jutupunkte. Ma arvan, et sa paned siin väga palju asju samasse patta, liiga palju asju. Nimelt, kui sa räägid näiteks homoõigustest või VEF-i mingisugustest kliimapoliitikatest, eks ju, siis need on ikkagi konkreetsed nii-öelda poliitikad, mida rahvusvahelised institutsioonid ajavad, suruvad peale, vastupidi ilma igasuguse rahvusvahelise õiguseta. Tegelikult rahvusvaheline õigus, konventsioonid ja lepped, aga rahvusvaheline õigus kui selline tegelikult ju sünnib ikkagi peale teise maailmasõja täielikku hävingut, eks ju, ja see toob välja selle, et ilma ÜRO loata on siis sõjalise jõu kasutamine keelatud, eks ju, mis on nagu mõistlik iseenesest, mitte et ma toetaksin ÜRO-d niimoodi, okei, aga lase natuke räägi. Et see on selles mõttes nagu vähemalt selline mõistlik ideaal, millest nagu lähtuda rahvusvahelises poliitikas, ja see on eelkõige, mida peetakse silmas rahvusvahelise õigusega, eks ju. Et see ei ole, et siin näiteks kui Varro Vooglaid räägib rahvusvahelisest õigusest, siis ta kindlasti ei pea silmas mingisugust, ma ei tea, homopoliitikat. Aga sa ei saa, see ei ole salatipaar, sa ei saa öelda, et mulle üks ÜRO konventsioon meeldib ja teine ÜRO konventsioon ei meeldi. Kliimalepe, Pariisi kliimalepe on ÜRO konventsioon. Eks, ÜRO pagulaskonventsioon on... Saab ikka öelda. Aga see, ja sellepärast ma ütlengi, aga ma ei lähe üldse sellele vasakpoolsele liimile, ma ei hakka üldse arutama. Minu meelest on see nagu meie eelis konservatiividena, et me käsitleme maailma sellisena, nagu ta on, mitte sellisena, nagu me tahaks, et ta on. Ja vaata, kui me käsitleme teda sellisena, nagu me on, siis me saame nagu rahulikult öelda, et ÜRO-l ei ole jurisdiktsiooni suveräänsete riikide üle ja ÜRO konventsioonid tegelikult ei ole kunagi päriselt kehtinud ja me ei tegele selle pudru ja mudruga. Vastupidi, minule tundub, et... asjast, mis maailmas on. Ja iga kord, kui me sinna takerdume, me juba räägime valest asjast. Venezuela teema on hoopis mujal ja see, mis sealt head välja tuleb, sellest me võiksime rääkida, või kui sa tahad ka rääkida halvast, aga mitte rääkida rahvusvahelisest õigusest, sest siis me upume vasakpoolse akadeemilise arutelu mõttetusse ja see ei anna meile midagi. No vaata, rahvusvahelise õiguse spetsialist mina ei ole,
ma kindlasti ei hakka siin nagu väituma mingist positsioonist, lähtudes nagu rahvusvahelise õiguse spetsialismi nagu tasandilt, eks ju. Mida ma ütlen kindlasti seda, et kui sa ütled, et konservatiivid peaksid vaatama eelkõige maailma nii, nagu ta on, siis ma nõustun sinuga selle realismiga, eks ju. Küll aga konservatiivide üks peamine töö, mida nad maailmale peaksid andma või peamine panus, on just nimelt see, et nad peaksid lähtuma mingitest ideaalidest. Nad peaksid olema võimeline asetama sellesse täiesti brutaalsesse faktipõhisesse maailma mingisuguse ideaalse keskme, eks ju. Ja just nimelt seda, ma arvan, selline rahvusvahelise õiguse see sõjapidamise tasand, mida võib täiesti rahulikult, ma ütlen, välja võtta sealt kõik võimaliketest kliimalepetest ja muudest asjadest, et see tasand tegelikult on see, mida me võiksime pidada rahvusvahelise nii-öelda suhtlemise üheks ideaaliks, ma arvan. Ja see on ikkagi väga, väga oluline. Eelkõige on see oluline sellepärast, me kõik teame seda ja tüdimuseni on korrutatud kogu seda punkti, eks ju, et mida ütles president Meri, et rahvusvaheline õigus on väikeriikide tuumanupp. Aga see on ju loba. Tegelikult on see loba, see oli ilus kalambuur, millel ei ole päris maailmaga jälle mingit pistmist, see on merilik kild. Ja, ma saan aru, aga kui me tuleme sinna nüüd välja, et ühel hetkel me oleme rahvusvahelises poliitikas seal, et Trump tänu sellele, mida ta on teinud Venezuelas, on jaganud piirid ära siin Euroopas ja meie, nii nagu sinu isa Mart Helme on öelnud, oleme näiteks mingisuguses hallis tsoonis või oleme isegi ära antud juba näiteks Venemaale. See ei ole ka võimatu üleüldse. Selle nii-öelda lepingu raames, mida siis Trump saab teha lääne hemisfeeris ja lääne poolusel, võttes enda alla kas ostes või ma ei tea, kuidas siis võttes enda alla Gröönimaa, luues siis nii-öelda korda oma tagahoovis, et selle kogu protsessi üheks tulemuseks on see, et meie väike eestikene on siin jälle jäetud peenrahana lihtsalt rahvusvahelise poliitika areenile niimoodi, et ma ütlen seda, et kui me nagu pidevalt oleme Eestis ka konservatiividena need, kes plaksutavad niimoodi kuidagi väga innukalt sellele, et USA ilma igasuguse nii-öelda nagu õigusliku baasita täiesti voluntaristlikult käitub siin Venezuela suhtes, siis milline on meie moraalne nii-öelda vundament, kui täppi pealt samasugustest aspektidest lähtudes peaks ja eesmärkidest lähtudes peaks oma lähi-Venemaal hakkama korda rajama näiteks Venemaa. Ütlema, et likvideerime need mingisugused sellised klähvivad Balti chihuahuad siit ära, paneme neile nagu suukorvi pähe ja tekitame nüüd selle olukorra, et need siin ei klähvi nagu 200 kilomeetrit Peterburist enam mingisugune Kaja Kallas või akadeemik Tsahkna. Nii, ja ei olemas. Nii. Aga kas sa tõesti arvad, minu meelest see, millest sa praegu räägid, on ütleme, oma naba imetlemine või moraalne enese upitamine, et meie siin oleme õilsad ja lähtume ideaalist ja kuna me ise sellest lähtume, kuna me sellest kõigile räägime, siis me saame teistelt nõuda seda sama. Ei saa. Kas sul on kunagi jäänud mulje, et maailm toimib niimoodi, ei ole kunagi toiminud, mitte kedagi ei huvitanud, veel kord, et Gruusia valitsus pidas ka rahvusvahelisest õigusest ikka ja Abaasiast ja Lõuna-Osseetiast ilma, mitte kedagi ei huvitanud, et Ukraina valitsus oli väga truu, Minski lepetele ja muudele asjadele oli rahvusvahelise õiguse nii-öelda süsteemis üleni sees, mitte kedagi ei huvitanud. Mitte kedagi ei huvitanud ka see, et rahvusvaheline õigus ei kehtinud Venezuelas ju ka ennem. See, mida hiinlased seal tegid, see, mida Kuuba ja venelased seal tegid, see ei olnud kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Kedagi ei huvitanud. Nüüd ma tulen uuesti tagasi selle juurde, et see keskendumine rahvusvahelisele õigusele, me raiskame mõttetult aega vasakpoolsele teemale ja selle tõttu jääb meil arutamata päris maailm ja päris probleemid ja päris lahendused. Sest see, millest juttu käib, see, mida mina pean kõige olulisemaks, mida Trump peab kõige olulisemaks, mida Euroopa patrioodid peavad kõige olulisemaks, mida ütles Marine Le Pen välja pärast seda, kui see Venezuela operatsioon oli juhtunud, oli see, et riikide suveräänsus on absoluutne ja seda ei tohi rikkuda. Ja vaata, sellele ma kirjutan alla. Riikide suveräänsus, mis on hoopis midagi muud kui rahvusvaheline õigus. Siin me räägime võib-olla Vestfaali rahust, eks ole, mis on nagu täiesti teine kategooria asju. Võib ju ka nimetada, et Vestfaali rahvusvaheline õigus lähtub sellest, et riikide suveräänsus on aga tegelikult ei lähtu. Ma ütlen, tulen tagasi. See, mida Trump teeb täna ja see, millele ma
igal juhul heaks kiidan seda ja loodan, et ta teeb seda edasi ja jõuab sellega lõpule. Ta likvideerib teise maailmasõja järgset globalistlikku rahvusvahelist süsteemi. Ja see on see rahvusvaheline süsteem, mis on meile toonud massiimmigratsiooni, mis on meile toonud homoasjanduse, mis on meile toonud mingisugused ülemaailmsed standardid, millega tapetakse ära väikeettevõtlust küll Eestis ja küll Kreekas, eks ole. See süsteem on tegelikult loodud ameeriklaste enda poolt pärast teist maailmasõda, eelkõige läbi ÜRO, aga siis pärast ka läbi selle, et ehitati üles Euroopa Liit. See süsteem hävitab Euroopa lääne kristlikku tsivilisatsiooni, see tulebki ära hävitada. See, et teda hävitatakse Gröönimaal ja Venezuelas, see sobib mulle. Aga see, kas mina positsioneerin ennast moraalsena või mitte, see ei huvita mitte kedagi. Mitte kedagi, ei venelasi, ameeriklasi ega eurooplasi, ega hiinlasi ammugi mitte. No igal juhul see annab meile ühe mingisuguse argumendi jõuala, vähemalt. Kuidas ta annab? Okei, aga lähme siit edasi. Ta annab meile enesele õlale patsutamisele, et mina olen hea. Et kõik see ümberringi siin on suur pasameri, aga mina olen hea. Ja selline, minule see moraalne edvistamine tundub, ütleme selles mõttes, mulle tundub see asja kohatu ja selles mõttes isegi ka ohtlik, et siis me heietame siin mingisuguseid lookesi ja meil jääb tegelemata sellega, vaat sa ütles Kaja Kallas ja kõik need, kes need klähvivad, Chihuahua klähvib. Miks Chihuahua klähvib? Sellepärast, et nad on saanud ju põgeneda vastutuse eest. Me seisame, meil selja taga on suur Ameerika ja Euroopa Liit, me võime möliseda siin. Aga kui sa ei saa, kui sul ei ole enam seda rahvusvahelist korda ja kõik rahvusvaheline kord on alati muutumises olnud. On mingisugused tasakaalupunktid, siis tulevad suured sõjad või suured mingisugused muudatused, et tasakaalupunktid lagunevad, mine tagasi Ramses teise aega, eks ole, Kreta Mykene tsivilisatsiooni kokkukukkumine või Rooma tsivilisatsiooni kokkukukkumine või kaugemal Aasiasse läheb. Sul on mingisugune 100 aastat või 500 aastat on üks süsteem ja kord, siis on suur segaduste ja sõdade aeg, on uus järgmine süsteem ja kord. Ja me oleme praegu selles eelmise süsteemi kokkuvarisemise ajas ja tuleb uus süsteem. Ja milline see uus süsteem saab olema? Kui see on ameeriklaste ehitatud, siis ta on igal juhul parem kui siis, kui ta on venelaste ehitatud või kui ta on hiinlaste ehitatud. Aga selge on see, et praegu seda uut süsteemi ehitavad hiinlased ja venelased. Me võiksime rääkida sellest, mida keegi teeb, mismoodi Eesti ennast peab positsioneeruma. Aga kui me võtame selja tagant ära, Brüsseli võtame selja tagant ära, Washingtoni, ega siis ongi nii, et me elame siin armust ja oma oskusest selles olukorras hakkama saada. Ja see nii ongi . Aga tuleme selle moraalse ülimuslikkuse juurde, et kui sa siin seda juba mainisid, siis ma arvan, et esimeses järgus on moraalselt ülimuslikkust presenteerinud siin maailmapoliitikas eelkõige USA. Et see ei ole mitte midagi muud kui tegelikult sellest samast mingisugusest amerikanismi ideoloogiast pärinev idee, et Ameerika on täiesti nagu erakordne, ekseptsionaalne, suurepärane, enneolematu, eks ju, kes võib tegutseda nii, nagu Trump praegu tegi. Ja selles idees ei ole absoluutselt mitte midagi uut. Niimoodi, et CIA režiimivahetuspoliitika on olnud põhimõtteliselt CIA algusest peale 45. aastat põhimõtteliselt toonud kaasa üle 70 režiimivahetuse täpselt samasuguste lauluraamatute järgi, nii nagu Trump seda tegi praegu Venezuelas. Aga tuleme tagasi nüüd siia. Nii, ja see on nüüd põhimõtteliselt ja mind jälle paneb hämmastama see, et väga paljud nii-öelda kommentaatorid ja väga paljud konservatiivid, kes on mõistnud teatavas mõttes hukka selle globalistliku, süvariikliku CIA poolt teostatud režiimivahetuspoliitika, mida sa ütlesid, et Trump ei ole teinud seda, aga tegelikult ma väidan sellele vastu, on teinud Trump korduvalt ja väga selgelt. Ta on öelnud, et režiimivahetuspoliitika on vale, ta on öelnud seda mitu korda otseselt välja, ta on öelnud, et see toob kaasa kaost, et seda ei ole vaja teha, et see on nüüd Ameerika esimeseks või siis America First niimoodi poliitika raames asi, millega pole vaja Ameerikal tegeleda. Nii, ta on öelnud seda väga expressis verbis otseselt välja. Nii, ja tänu sellele ta on saanud... Ja, aga nii, aga tähendab, mida me siis vaatame sellest, eks ju. Ja siis ma vaatan seda, et meil on terve rida inimesi, kes on põhimõtteliselt olnudki sellisel Ron Paulilikul, antiglobalistlikul positsioonil, et tegelikult USA ei peaks oma süvariiklikul tasandil
sekkuma igale poole põhimõtteliselt ja siis tuleb Trump ja teeb täppi pealt selle sama asja ära ja inimesed, kes on öelnud pikka aega, et CIA ja FBI ja teiste, CIA eelkõige loomulikult, nende sekkumine, eks ju, seal maailmapoliitilisel areenil on taunitav, on öelnud, et ei, et nüüd ei ole enam taunitav, et nüüd see nii-öelda uus selline viis, kuidas sekkuda selle sama vana playbooki järgi. Selle sama vana lauluraamatu järgi muidugi on. Ja oota, nii, et selle sama vana nii-öelda lauluraamatu järgi sekkumine on äkitselt midagi sootuks paremat. Et see sama vana süvariik sekkub, see sama vana süvariiklik muster on seal juures, aga nüüd on see äkitselt hea, kuna seda teeb Trump. Ja see on nüüd minu jaoks nagu täiesti arusaamatu asi. See on nüüd minu jaoks see, milles väljendub teatavas mõttes teatav moraalne kompromiss või väga tugev moraalne kompromiteeritus. Et ei olda väga selgelt nagu samadel positsioonidel, kui oldi põhimõtteliselt veel seoses teistega. Tuleme näiteks meenutame, mida ütles Obama 2015. aastal Venezuelast. Nii, need projektid, mida süvariik on kaasa arvatud Venezuela suhtes teinud, on 10-20 aastased. Jeffrey Sachs ütleb, et see on üle 20 aastane projekt. No nii kaua kommunistid võimul on olnud. Nii, okei. Ja Obama on selgelt öelnud, et USA huvide vastu on see, et Venezuelas on selline režiim ja peame selle režiimi kukutama. Nii. Seda on öelnud Obama. Nii. Nüüd on Trump selle ellu viinud põhimõtteliselt. Nüüd on Trump selle ellu viinud täppi pealt samade mustrite alusel ja nüüd väga paljud need, kes ütlesid, et Ameerika interventsionalism on paha, plaksutavad, ütlevad, et ei äkitselt, see on hea, kuna seda viib ellu Trump. No mina väidan sulle vastu, et üks põhjus, miks ka praegu selles nii-öelda konservatiivses leeris on selline eri lähenemine või eri mõistmine asjadest on selles, et lihtsalt ei saada aru Trumpist. Lihtsalt ei saada aru, mida ta teeb ja kuidas ta teeb. Ja ma siin selle sissejuhatuseks või selle meenutuseks ütlen, et väga paljud samamoodi, mitte väga nii-öelda maga ideoloogilised toetajad, aga siiski Trumpi toetajad ju sama šabloonselt ja sama siis refleksiivselt reageerisid, kui toimus Iraani tuumaprogrammi pommitamine. Ja siis oli väga kiiresti ka selline põlve nõtkutamine käis sel teemal, kuidas Trump rikkus oma varasemaid lubadusi, läks ikkagi Iraani kallale. No mina kirjutasin ühe sellise artikli objektiivi kohe. Ja täiesti valesti mõistetud ja eksiti kõiges, mida tookord öeldi. Ei läinud maavägedega sisse, ei olnud lõputu sõda, tegi kiire kliinilise tuumaprogrammi lõpetamise, lõpetas ära Iraani ja Iisraeli sõja, ehk siis tegelikult tegi midagi, mida peeti peaaegu võimatuks, eks ole, see oli sõda, mis ähvardas kontrolli alt väljuda kogu regioonis. Ja selle tulemus, tänasel päeval selle tulemus on see, et Iraanis mullade režiim variseb. See lihtsalt on võtnud aega nüüd siin üle poole aasta, eks ole, ja see on hea asi. Ja mullade režiim variseb ilma sisuliselt suurema välissekkumiseta. Nüüd sama asi, ehk siis kõik need, kes siis kriiskasid, et Trump rikkus oma valimis, vastupidi, ta korduvalt ütles, et ma ei luba mitte mingil juhul saada Iraanil tuumarelv, ükskõik kuidas me hoiame selle ära. Ja ta tegi selle filigraanselt niimoodi ära, et ei olnud pikk sõda, ei olnud mingisugune režiimi vahetus. Režiim kukub ise oma raskuse all seal. Ja täpselt sama, praegu kas on toimunud režiimi vahetus Venezuelas? Ei ole ju. Asepresident võttis üle, sõjavägi on endiselt võimul, kommunistid on endiselt võimul. Mida nad ütlevad on see, et Ameerika pääseb ligi ja peab pääsema ligi ja kavatseb selle tagada, et pääseb ligi naftavarudele. Tegelikult me ei tea, mis üldse nendes riikides veel välja tuleb. See on nüüd väga oluline aspekt. Siin ma olen suga täiesti selles mõttes nõus, aga kõik see kriitika, mida tehakse šabloonselt selle põhjal, mida nagu siiamaani nagu mäletatakse või räägitakse või kuidas kujutatakse ette, sõditakse ikka 2003. aasta Iraagi sisseminekuga, sõditakse ikka Liibüa 2011. aasta Liibüa, eks ole, Araabia kevadega. See ei ole viis, kuidas Trump tegutseb. Me nägime seda Iraanis, me nägime seda praegu Venezuelas ja nüüd, kui me räägime süvariigist, siis mina väidan täpselt risti vastupidi. Trump on kehtestanud või vähemalt kehtestamas poliitilist juhtimist süvariigi üle. Ja üks põhjus, miks Venezuelasse oli vaja sisse minna, oli see, et Venezuelast oli kujunenud Ladina-Ameerikas ka Ameerika
kontrolli alt väljunud süvariigi nii-öelda kontrollimatu baas, kus nad rahapesuga, inimkaubandusega, narkokaubandusega, illegaalse naftakaubandusega tegid endale oma raha. Ameerika süvarik. Ja selle ta lõpetas ka ära. Plus ta läks sinna sisse sellepärast, et Venezuelast ju toimusid Ameerika valimisvõltsimised 2020. aastal, aga toimusid valimised võltsimised ka teistes riikides, muu hulgas on meil põhjust arvata, et Venezuela kaudu, vähemalt Smartmatic, eks ole, mis on Venezuela firma, Chavez'e ajal tehtud Venezuela firma, on ka seotud ju Eesti e-valimistega. See on hoopis teine tase asju, mida ta seal klaarib, kui see Ron Paulilik, absoluutselt, ütleme, lihtsustatud ja naivistlik ja päris maailmaga mitte haakuv jutt. Ma lihtsalt nagu ei saa aru, kuidas me saame endale lubada. See on üks põhjus, miks ma ei taha sellest rahvusvahelisest õigusest rääkida, sest me kulutame täiesti arulagedalt aega vasakpoolse leierdamise peale. Sel ajal, kui meil on päris asjad, mida me peaksime püüdma aru saada. Tuleme tegelikult nende punktide juurde tagasi, et sa ütlesid alguses, et ma tahtsin seda esimesena välja tuua, et sa ütlesid alguses, et peamine kriitika Trumpi aadressil on ainult vasakpoolne. Nii, ei ole, et Ron Paul on üks nendest, kes on väga selgelt väljendanud kriitikat, aga ta on väljendanud ka Trumpi pooldavaid seisukohti. Oleme väga selgelt, et siis, kui Trump väljendas sellist mitte isolatsionistlikku, vaid just nimelt nagu anti-interventsionalistlikku poliitikat, siis oli Ron Paul vägagi Trumpi poolt, niimoodi see sobis talle. Loomulikult, see sobis ka näiteks, ma ei tea, minule. Aga Ron Paul ei ole maga, ta ei ole maga kunagi olnud. No mis tähendab maga? No ta ei ole olnud Trumpi, Ron Paul ei ole kunagi olnud Trumpi kandidatuuri toetaja. Just, okei, aga ta on libertaal, tegelikult ta nii-öelda vaevu mahub vabariiklikusse parteisse ära ja vabariiklik partei on ka ju suur ja lai ja suur osa vabariiklikust parteist on ka Trumpi vaenulik. Ja, aga tuleme sinna juurde, et seda kriitikat ei ole ainult Ron Paul teinud, seda kriitikat on väga paljud erinevad nii-öelda kommentaatorid teinud, kes ei ole sugugi seostatavad vasakpoolsusega ainult nii, kes on seostatavad sellise sama libertaarliku positsiooniga, mis on just nimelt kindlasti on, ütleme, vasakul poolel. No ta pigem vasakul poolel, aga ütleme niimoodi, et tema kriitika praegu USA kogu selle režiimivahetusoperatsioonide suhtes on ikkagi täiesti selles mõttes enne olematu, et mees on olnud aastakümneid USA enda nii-öelda riigidepartemangu palgal. Ta on olnud üks Columbia ülikooli nooremaid professoreid, 25-aastaselt sai professoriks, juudi päritolu mees muuseas läks muuseas ka, tuli ka siia kanti post-sovjetlikku ruumi, siis eelkõige majandusteadlasena, et aidata neid riike niimoodi siin üle, aga ta ei ole, ta on üks nendest süvariigi meestest, kes on tegelikult olnud saba ja sarvedega süvariigis sees. Ta teab, mida ta räägib, kui ta põhimõtteliselt räägib sellest, et need projektid on olnud pikad, eks ju, et see Venezuela projekt on üle 20 aasta, Iraani projekt on alates 53. aastast, kui seal kukutati, mitte ainult seal kukutati see president Shah, eks ju, kes ütles, et Iraan, üllatus, võtab nüüd enda naftavarud enda kasutusse. Selline jultumus toonaselt presidendilt, et me võtame nüüd enda kasutusse selle asja. Ja siis tuli MI6 ja siis tuli CIA ja kukutasid seal võimu, mille kaudsel tulemusel tekkis praegune revolutsiooniline režiim, mida nüüd USA üritab uuesti kukutada seal. Ja tegelikult ma tahtsingi ütelda, et see on nüüd teine asi, et me ei tea tegelikult, kuidas need asjad välja tulevad. Sina ütled, et Trump on šabloonist kuidagi välja läinud, et ta ei ole seal sees, aga tegelikult me ei tea seda. Me oleme praegu nagu aastast 2003, kuskil aprilli alguses, kui Saddami kuju on maha tõmmatud Bagdadis, tohutu meedia selline kampaania tehtud, on seal antud nagu meestele 10 toltsi nägu niimoodi, kes karjuvad jee ja siis kõik meedia vahendab seda, et õudsalt äge selline operatsioon. Või me oleme sama aasta mais, 2003 mais, kus George Bush Jr. maandub seal lennukikandjal ja taga on suur selline silt, et mission accomplished, niimoodi, yeah man, we did it, niimoodi, et see on see olukord praegu. Ja nüüd, mis edasi tuleb? Nii, mis nüüd edasi tuleb? Edasi tuleb Iraagis
kaos. Edasi tuleb Iraagis põhimõtteliselt olukord, mida Julian Assange võttis kokku sellega, Markus, et meil ei ole vaja... Oota, ma lõpetan mõtte. Trump ei ole neokon. Aga edasi tuleb, aga vaatame, mis sealt edasi tuleb, aga edasi tuleb see, mille Julian Assange ütles seda, et oluline ei ole võidukas sõda, vaid oluline on pidev sõda, millega siis pestakse maksumaksja raha sõjatööstuskompleksile. Inimelude hinnaga. Täpselt, inimelude hinnaga. Ja selles võtmes. Ja aga me ei tea, mis sealt hakkab praegu. Mina nagu seda ütlengi sulle, et kui sa lähed hindama Trumpi nende näidete põhjal, siis sa saad tast valesti aru ja sa hindad nii tema motivatsiooni kui ka tema tulemusi täiesti valesti. Ma hindan teda muuseas ka selle põhjal, et kui me räägime riikide suveräänsuse prioriteedist niimoodi, siis ühe suveräänse riigi, kas ta meeldib sulle või mitte. Nii, minule Maduro režiim loomulikult ei meeldi, et ma loodan, et me sellesse intellektuaalsesse auku ei kuku. Et kui sa ütled, et ma USA interventsionalismi kritiseerin, siis mulle meeldiks automaatselt Maduro režiim. Ei, see mulle ei meeldi. Nii, et kui me räägime suveränismist, eks ju, siis me räägime sellest, et ühel suveräänse riigil, olgu ta kui ekseptsionaalne enda arvates, kui tahes, ei ole õigus tulla teise suveräänse riigi territooriumile, sealt nabida kinni mingisugune president ja kukutada seal režiim. See ongi see kogu see baas. Vaat ei ole kindel, sellepärast, et kui see üks suveräänne riik, esimene suveräänne riik ehk Ameerika Ühendriigid, on jõudnud järeldusele, et Venezuelas tegeletakse tema vastase tööga. Riiklikult ujutatakse riiki üle narkootikumidega. Ma saan aru, et see ei ole kõige põhilisem põhjus, aga see on oluline asi. Toimub riiklik rahapesu, millega rahastatakse siseriiklikult. Venezuelast rahastati narkorahade ja muude asjadega ju poliitilist aktivismi Ameerikas. Toimuvad valimiste võltsimise, valimistesse sekkumised Venezuelast Ameerikasse. Siis ju on Venezuela ise ka sekkunud Ameerika suveräänsusesse ja peab tagajärgedega arvestama. See ei ole niimoodi, et üks Maduro režiim on kole küll, aga ameeriklased läksid nüüd küll täitsa ilma põhjuseta seda seal torkima. Et see ei ole niimoodi. Venezuela on ise tamamoodi torkinud enda piiridest. Muidugi ei ole see ilma põhjuseta. Trump on. Et selles mõttes siin ei ole mingisugust sellist moraalset positsiooni, et ei tohi sinna minna. Kui nad ise sekkuvad teiste riikide suveräänsusesse, sekkusid valimistulemustesse naaberriikides, kukutasid Venezuela, kukutas teistes riikides, siis temal puudub see õigus, vaata me ennem rääkisime, et kui sa oled ennem võtad endale moraalse seisukoha, et mina neid reegleid ikkagi vähemalt pooldan, siis sul on vähemalt mingisugune kaitse enda. Aga tema neid reegleid ei pooldan, neid ei järginud. Temal ei ole nüüd küll kuhugi nende reeglite kaitset minna küsima. Selles mõttes on minu meelest väga lihtne. Venezuela suveräänsuse rikkumine on selle tulemus, et ta rikkus ise teiste riikide suveräänsust. Kas sa reaalselt väidad seda, et ja minul on jäänud, mina arvan, et see on täielik nagu süvariiklik narratiiv lihtsalt, et Venezuela oli see maa, kust juhiti USA valimiste võltsimist. Et meil on kogu USA süvariiklik süsteem. Nii, aastal 2016 koostöös Ameerika enda kontrolli alt väljund süvariigiga. No aga mis see Venezuela siia puutub? Asi on ju selles, et sul on ju baas asub Pentagonis. Nii, baas asub põhimõtteliselt CIA peakorteris. Kuule, me ju saame aru, vähemalt peaksime saama aru, nii palju me oleme süvariigi asjadega tegelenud, et süvariik outsourcib, teeb varifirmad ja teeb väiksed tulemüürid vahele. Sa ei saa Pentagonist juhtida valimiste võltsimist Minnesotas. Sa pead selle mitme erineva vari asja kaudu kuhugi mujale viima, kuhu järgi ei saada tulda. Ja see oli Venezuela, see oligi Venezuela. Mao pea ei ole Venezuelas, Mao pea istub Pentagonis. Aga kuidas sa selle Mao kätte saad? Selle kaudu saad, et sa võtad Maduro kinni ja Maduro annab kohtus ütlusi, kes mida tegi. Ja võetakse, pannakse tõendid letti ja siis sa saad kätte Pentagonis istunud riigireeturid. See on see, mida Trump teeb ja sellest me peame rääkima. Ehk siis Maduro on see, kes annab, ei, ma arvan, see on tegelikult nagu jama. See on samamoodi jama, kui tegelikult see, mis 2016. aastal öeldi välja nagu CIA ja teiste kolmetäheliste organisatsioonide poolt, et Venemaa on sekkunud valimistesse. Tänaseks on see ümber lükatud, see on tunnistatud täielikuks süvariiklikuks operatsiooniks, et väita nagu tõsimeeli seda,
et Venezuela on reaalselt tekitanud olukorra, kus USA-s on valimisi võltsitud. Mina lihtsalt Venezuela reaalselt kaudu. Ei usu. Absoluutselt ja. Nii. Aga siis ei ole ju, siis ei ole ju olemas. Siis ei ole ju valmis. Aga ma ütlen selles mõttes, kui nemad nii arvavad ja kui nendel on selle kohta piisavalt kindlat veendumust, siis nendel on õigus minna sinna riiki ja seal riigis nende suveräänsust rikkuda, sest et ennem on juba nende Venezuela, nende ameeriklaste suveräänsust. Nii et selles mõttes see suveräänsuse argument ei ole siin ka nii kristallpuhas, et on või ei ole. Ja mina tulen isegi algusesse tagasi. Ma ütlen selles mõttes, et peab ikkagi poliitikas vaatama asju teleoloogiliselt. Mis on tagajärg? Kui tagajärjeks on see, et nüüd Ameerika tänaste tegevuste tagajärjel kukuvad kokku äärmusislamistlikud režiimid, kukuvad kokku kommunistlikud narko- ja terrorirežiimid Ladina-Ameerikas, siis maailm on muutunud paremaks ja ma kiidan neid selle eest. Ja ma ei näe, et meil oleks siin mingeid, ja kui õilsad printsiibid, nii iganes õilsad printsiibid, kui me tahame, ütlevad, et see on halb, et maailm muutus paremaks, siis need õilsad printsiibid ei ole õilsad. Ei, siin on nagu väga palju, esiteks rääkida, räägime, ma tahtsin mainida veel seda, et kui me räägime nüüd nagu aristotelikust sellisest filosoofiast, eks ju, siis on olemas meil põhjused ja tagajärjed, võtame teed natukene. Nii, on olemas põhjused ja tagajärjed, eks ju. Ja kui me räägime nüüd valimiste võltsimiste võimalikust põhjusest, siis see põhjus asub USA-s. Nii, see on süvariik ise, see on CIA ise, kelle textbooki kaudu kogu see protsess välja toodi. Mida siis Trump läks likvideerima seal Venezuelas? Sellele ta läkski kallale süvariigile, kes oli endale teinud Ameerika süvariik. Ja see on tagajärg. Venezuela on tagajärg. Ja kui me nüüd ütleme seda, et me võime nagu põhimõtteliselt hakata riike segipeksma tänu sellele, et minu enda süvariik on seal teinud mingisuguse baasi, siis tegelikult see on nüüd väga, väga vale nagu lähenemine. Täpselt sama asi on muuseas ka kogu selle nii-öelda narkobaasiga. Ma ei väidagi, et Venezuela poleks seal tegelenud narkokaubandusega või nagu Mehhiko poleks tegelenud narkokaubandusega. Aga siis on nagu mõningad kommentaatorid tulnud välja ideega, et aga meil on põhiseaduslik õigus kaitsta Ameerikat narkokaubanduse vastu. Ja on küll, ja muidugi, pange piir kinni, väidetavalt on piir kinni, väga paljud pole üldse rahul seda, kui palju neid inimesi sealt ära on viidud, paljud kommentaatorid on öeldud, et üldsegi mitte nii sellises mahus, nagu oleks pidanud Ameerikat nendest illegaalidest tühjendama niimoodi. Aga see kogu aeg suureneb see number. Pane põhimõtteliselt, võta kontrolli alla oma enda nii-öelda need narkovõrgustikud seal, tegele siseriikliku sellega nii-öelda kuritegevuse ennetamisega ja ongi asi tehtud. See on sinu põhiseaduse raamistik. Mitte see, et sa lähed kuskile teise riiki, meeldib see riik sulle või on see kuidagi nagu tore mees seal ees otsas või midagi muud. Et see ei ole nagu juhuslik. Nii, aga tegelikult tuleme nüüd ühe. Mina ütlen sellega täiesti selgelt ja Trump ütles ka, me oleme proovinud seda piiridel narkootikumi tagasi lükkamist 40 aastat, pole töötanud. Nüüd tuleb teistmoodi proovida. Ja ma veel kord ütlen, et see, kui me räägime Venezuelast, ameeriklased ei ole Venezuelat segi peksnud. Ameeriklased tapsid seal ära 30 Kuuba eriüksuslast, et Maduro kätte saada ja mitte midagi rohkem. Elektrikatkestus oli üheks ööks. No meil oli ka Tallinnas elektrikatkestus, ei olnud ameeriklasi vajagi. Oli külm ilm. Veekatkestus oli ka veel kõige lisaks. Aga ta ei ole midagi segi peksnud. Ja vastupidi, täna Trumpi administratsiooni esindajad räägivad, et me ei ole huvitatud ebastabiilsusest, me ei ole huvitatud kodusõjast, me ei ole sellest kõigest huvitatud. Me oleme huvitatud, et see riik võtaks vaikselt suuna normaliseerumise peal. Trumpi riikliku julgeoleku baasdokument, mis avaldati novembris, väga selge sõnaga ütleb välja sissejuhatuses, ütleb välja, et meie asi ei ole teistele riikidele valitsemiskorda ette näha. Meie asi on hoolitseda selle eest, et kui teised riigid meie rahvusliku huvi vastaselt tegutsevad, siis me avaldame neile survet. Ja täpselt selle teksti järgi lähevad. Avaldasid survet, siseriiklikud protseduurid seal tulevad, millised tulevad, mina arvan, et nad liiguvad mingit sorti valimiste suunas, mis kuidas iganes seal lähevad, aga seal tuleb pehme režiimi vahetus, mitte selline, millest siin räägitakse, kui tuuakse näiteid siin samast 2003. aasta Iraagist või mingitest taolistest kohtadest. Seda ta ei taha. Tal on selle vastu väga selgelt, ta teab, et see ei tööta.
aga mina tulen tagasi selle juurde, et kes rikkus ära Venezuela? Ei rikkunud Ameerika naftakompaniid, rikkusid ära Venezuela kommunistid ja korruptandid. Ja kes on röövinud Venezuela naftat viimased 5 aastat? Hiinlased. Ma ei ole näinud, et kõik need, kes praegu nutavad Venezuela nafta pärast, oleksid piiksu ka teinud, kui hiinlased lükkasid Venezuela võlalõksu ja siis ütlesid, et aga nüüd andke meie võla katteks, kuna te ei ole võimelised võlga teenindama, siis me hakkame teie naftat sisuliselt tasuta võtma. Keegi ei kobisenud ka. Ei, no see ei olnud mitte võlakeris, vaid see oligi selline diil, et põhimõtteliselt naftat antakse nii-öelda cashi vastu, eks ju, et on väga lihtne. No. Ja, aga mitte keegi ei kobisenud siis, et oi kuramus, hiinlased lähevad ja võtavad teiste nafta ära, vaata, aga nafta kuulub Venezuela rahvta. Keegi ei kobisenud. Aga nüüd, kui ameeriklased ütlevad, kuulge, me tuleme paneme 50 miljardit investeeringut sisse, kohalikud saavad tööd, riik saab oma maksutulud, võib-olla saavad mingid ühisfirmadega ka omanikutulu. Maailmaturg uputatakse suurema toodanguga üle. Meil Eestis läheb bensiini hind odavamaks. Kõik on õnnelikud ja kõik teenivad. See on kuidagi halb. Aga see, kui hiinlased tasuta võtsid, noh, pole viga, maailm on selline. Ei, no nad ei võtnud tasuta, nad andsid nii-öelda võlga selle eest, eks ju, et see ei ole ju see tasuta. Sisuliselt viimased 3-4 aastat on hiinlased võtnud Venezuela naftat sisuliselt mitte millegi eest. No aga olukord sellest... Olles ise ennem Venezuela ajanud võlalõksu. Aga... selles mõttes, et mind nagu kohutavalt häirib see, et me nõuame endalt ja ameeriklastelt ja ma ei tea, kellelt kõigilt Iisraelilt loomulikult nõuame nagu maailma kõige kõrgemat standardit rahvusvahelistes suhete asjade ajamisel. Ja siis venkud ja hiinlased ja araablased, need teevad, mis tahavad ja me ehitame me ei saa ju midagi teha, nad on sellised. Aga tegelikult maailm on selline. Ja kui maailm on selline, siis meie ei saa endale panna rangemaid reegleid. Vaid siis tuleb, ja minu meelest see, mida Trump teeb praegu, see, et ta piirab ja väga süstemaatiliselt ja väga tõhusalt piirab praegu Hiina mõjujõudu maailmas. Muuhulgas sellega, et ta lõi välja Iraani tuumasüsteemid, tuumaprogrammi. Muuhulgas sellega, et ta lükkas hiinlased, ühe plaksuga lükkas hiinlased Venezuelast välja. See, mida ta teeb Gröönimaaga, on ju ka kõik see on Hiina vastase nii-öelda võrgustiku kokku lükkamine ja muuhulgas muide, mis mulle üldse pähe ei mahu. Oluliselt piirab venelaste agressiivsust, venelaste tegevusvabadust, venelaste, ütleme siis, võimalust ennast rahastada. Ja inimestele see ei meeldi. Ma ei saa sellest aru. Ei no, siin on nagu väga mitu tasandit. Esiteks on see, et kui me räägime nüüd ikkagi sellisest rahvusvahelisest pildist, mida Trump teeb, siis ütleme nüüd niimoodi, et Hiinale on antud nüüd küll kätte kõik võimalused Taiwaniga ilusti ära lõpetada. Nii, et Hiinal on antud kätte absoluutselt on. See on nüüd niimoodi, et teoreetiseerimine, et kui meie võtame lääne poolkera, siis te võite võtta Taiwani. Et kui selline kaup on tehtud, võimalik, et selline kaup on tehtud, ma ei tea. Kindlasti on isegi, ta midagi hiinlastega kokku leppinud. Pole tehtud, on hiinlastel vähemalt rahvusvahelises pildis nüüd väga selge nii-öelda võimalus seda teha, sellepärast, et kui rahvusvaheline poliitika käib niimoodi, et tullakse tegema riigipöördeid seal, mis ei ole üleüldse USA territoorium, eks ju, siis endine Hiina territoorium või ütleme niimoodi ikkagi ajalooliselt Hiina territoorium. Hiina territoorium on Taiwani territoorium. Ja, et Hiina territoorium nagu Taiwanis, see on nüüd küll nagu asi, mida hiinlased võivad nüüd ütelda, et teeme selle rahulikult ära. Mis puudutab... Oot. Ma olen sellega nõus selle. Põhimõtteliselt täpselt nii ongi ju. Et kui me elame jõupoliitika maailmas, siis nii ongi, eks ole. Et siin kõik, igaüks leiab mõnesuguse ajaloolise argumendi või rahvusvahelise lepingu, mille põhjal öelda, et nüüd nii ongi. Põhjasõja lõpust Baltikum Venemaa territoorium, mis siin viga on, siis teeme selle asja jälle ära. Aga nüüd tuleme siis nagu selle asja juurde, et aga mida Trump demonstreerib praegu? On see, et kui ma midagi ütlen, siis mul on tõsi taga ja mul on jõud taga. Ja ta on näidanud järjest, see on põhjus, miks ma tulen tagasi selle Iraani asja juurde, ta on näidanud järjest, et ta on võimeline tegema poliitilist ja sõjalist juhtimist. See on see, milleks ma rääkisin alguses, et lõpetati ära transsoolised kindralid ja admiralid. Et Pentagoni reformitakse. Inimesed nagu ei mõista seda, kui metsik kamakas, oma huvides seisev kamakas on Pentagon ja CIA ja Ameerikas on veel 10 erinevat agentuuri FBI, mida me kõik, neil on kõigil tohutu oma võim.
neil on kõigil tohutu oma agenda, eks ole. Ja Trump lihtsalt erilise intensiivsusega tegelikult kehtestab poliitilist juhtimist nende üle. Ja teda kogu aeg süüdistatakse selles, et ta justkui on nende lõa otsas. Ei ole, praegu liigub vastupidi. Ta paneb Pentagoni enda lõa otsa, ta paneb CIA-d enda lõa otsa. Venezuela operatsioon, sa võid seda nagu mitte uskuda või mitte arvata nii, aga Venezuela operatsioon, ma väidan, üks keskseid põhjuseid oli see, et selle kaudu läks ta omaenda süvariigile siis ütleme nii-öelda jõudu näitama ja korda kehtestama ja seal mingeid asju läbi lõikama. Omaenda süvariigile läbi Venezuela, mis oli kujunenud Ameerika nii-öelda kontrolli alt väljunud süvariigi baasiks, kus tegutseti täiesti kontrollimatult ja omaenda riigi vastu. Et see, kuidas ta seda süvariiki praegu nii-öelda tagasi purki surub, see on üliinimlik töö, mida ta teeb ja minu meelest me nagu ei näe ja ei saa sellest aru. Omaenda süvariigile teiste riikide valitsuse kukutamise kaudu. Ja, mis siis? Mis siis? Mina ütlen selle kohta, mis siis? Sellepärast, et see süvariik on teinud nii palju paksu pahandust. Selles mõttes pilpaid lendab, jah, metsa rajutakse, pilpaid lendab. Mitte keegi ei peaks nutma sellepärast, et kommunistlikud narkodiktaatorid Ladina-Ameerikas maha võetakse. Ei, lihtsalt ma arvan, et me ei ole näinud kogu selle asja nii-öelda lõpptulemust loomulikult ja seda, kas nüüd läheb Venezuelas veel kaoseks või mitte, CIA playbooki järgi läheb. Oma usku, aga nii, kui ei lähe. Ei, mina ei usu. Mul on vaja lihtsalt, mul on usk on hoopis teistes kohtades. Aga siin ma tahan lihtsalt tahan ainult nii-öelda tõendeid. Et kui selge on see, et Trump tegi nii-öelda Venezuela juhtkonnaga mingisuguse diili. Et muidu oleks lennanud Vene õhukaitseraketid, muidu oleksid lennanud igasugused muud asjad seal ja Ameerikal oleks väga-väga palju raskem olnud see operatsioon. Seda, et 30 või 40 Navy Seali maandub kuskil presidendi palees ja tapetakse ära vastavalt siis 30 või 40 ihukaitseväelast ja kogu muu Venezuela vaatab seda lihtsalt pealt. See tähendab loomulikult nagu massiivset ülesostmist, eks ju. Ja massiivselt mingisugust, ma ei tea siis reeturlikkust selle režiimi enda nagu inimeste poolt, eks ju. Okei, aga tegelikult me ei tea. Mis toob meid ju tagasi selle juurde, et režiimi vahetust ei ole toimunud. Ja, aga tegelikult me ei tea, kas veel toimub ja kuidas toimub. Kindlasti ja me ei tea midagi. seda, kas ja millised tagajärjed sellel tegelikult Venezuelal on. Et Ron Paul toob siin välja nagu väga lihtsa nagu asja ja tegelikult me ei ole puudutanud seda huvitaval kombel kogu selles saates veel nagu kogu selle asja nagu peamist küsimust, mida Trump on ju välja toonud erakordse selgusega. Nii, et Trump on välja toonud selle ja kuulutanud põhimõtteliselt Venezuela nafta USA omandiks. Nii, Venezuelas on loomulikult, kes veel ei tea, eks ju, maailma suurimad naftavarud. Suurimad kui Saudi Araabias ja igal pool mujal. Nii, ja see on muidugi nafta, mis on sellises vormis, mis ei ole nagu kergesti kättesaadav ja et seda vaja natukene, see on sellises vajab investeeringuid. Nii, aga Trump on kuulutanud otseselt põhimõtteliselt Venezuela peamise maavara nüüd Ameerika omandiks, et meie hakkame põhimõtteliselt Venezuela maailma kõige suurimat naftavaru haldama. Nii, kui see ei ole rööv lähenemine põhimõtteliselt. Aga kus oli Ron Paul siis, kui hiinlased sama tegid? Ma ei võta tõsiselt seda hala. Ma ei võta tõsiselt. Hiinlased tegid täpselt sama seal mitu kümnendi jagu kas hiinlased tegid täpselt sama? Nad ju ostsid seda ei ostnud nad midagi. Seda naftat sealt. Ei ostnud nad ostsid seda naftat sealt. Ameeriklased hakkavad ka maksma selle eest. Venezuela teeb lihtsalt diili. Nii, aga ma ei võta seda juttu tõsiselt. Kas sakkab? Kõik need, kes nutavad praegu Venezuela nafta pärast ja olid vait ennem, kui hiinlased seal röövisid, on minu meelest võltsid. See on nüüd peamine imperialistlik lähenemine, et kas Venezuela hakkab ise oma enda naftat välja pumpama ja müüma seda USA-le või tulevad sinna sisse Exxon Mobil ja teised nii-öelda. Venezuela ei ole ise võimeline. Just, ja siis hakkavad sealt välja viima naftat ja vaene Venezuela rahvas vaatab seda asja lihtsalt pealt. Jälle kohutavalt piinlik šabloonne ja üdini vasakpoolne lähenemine. Millal oli Venezuela parimad ajad?
parimad ajad olid 2000... parimad ajad oleks need, kui sul oleks... Oota, kuula nüüd. Vaata ajalugu. Venezuelas leiti naftat seal kusagil esimese maailmasõja ajal, hakati müüma kontsessioonilepingud 20-ndatel, 30-ndatel ameeriklastele muidegi loomulikult ja siis ütleme teise maailmasõja järel jälle Ameerika firmad läksid suurelt sisse ja Venezuela siis tõusis maailma üheks rikkamaks riigiks ja see ei olnud niimoodi, et see oli ainult mingisugused SKP näitajad, Caracases registreeritud Ameerika firma, mis tegelikult kohaliku inimeseni ei jõudnud. See ei olnud niimoodi. Kõik said rikkamaks, see ongi kapitalismi iva, kõik said sellest osa. Ameeriklased said oma kasumit, kohalikud inimesed said ka kasumit, said oma palkasid, said oma maksusid, siis 60-ndatel või 60-ndate lõpul natsionaliseeriti maavarad. Aga firmad jätkasid, välisfirmad jätkasid nende maamarade siis võtmist, lihtsalt nad pidid koha peal selle riigile rohkem maksma. Rikkus jätkas ikka tõusmist. Venezuelas hakkas kehvasti minema siis, kui eriti hästi läks siis, kui tuli naftašokk, eks ole, Jom-Kippuri sõja järel 70-ndatel, siis nafta hind hüppas õudselt ülesse, raha oli liiga palju ja hakati sotsialismi ehitama. Ja siis tuli Reagan, kes tegi nafta hinna odavaks ja põhimõtteliselt eelarve kukkus kokku ja riigi majandus läks käest ära ja siis hakkasid igast kommunistlikud ideed tulema. Aga see, kes tegi Venezuela rikkaks, olid Ameerika naftafirmad ja see, kes tegi Venezuela vaeseks, Venezuela inimese vaeseks, olid Venezuela kommunistid ja korruptandid. Ja kommunistid ja korruptandid tegid vaeseks, okei. Miks me siis nüüd võitleme selle? Siin on nüüd väga palju nagu kraami praegu. Esiteks sa ütled seda, et see on üdini vasakpoolne lähenemine. Ehk siis üdini vasakpoolne, oota, sina ka kuula nüüd natuke. Et see on üdini vasakpoolne lähenemine, kui ma ütlen, et maavarad kuuluvad selle suveräänse riigi rahvale ja sellele riigile, kus nad on põhimõtteliselt nii. Et sellest peavad saama kasu eelkõige selle suveräänse riigi inimesed. Nii, see ei ole vasakpoolne lähenemine. See on normaalne. See ei ole, vastasel korral võiks öelda niimoodi, et akadeemik Tsahkna ettepanek, et paneme kogu nii-öelda Ida-Virumaa muldmetallid USA-le, anname, et siia tulevad sisse nii-öelda USA firmad, kes hakkavad neid kaevandama, meie vaesed pensionärid imevad ikka käppa täpselt samamoodi oma lobudikes niimoodi ja Eesti inimene ikka nagu on palgapäevast niimoodi veab ennast, et see on vasakpoolne lähenemine, ei ole, see on rahvussuveräänne lähenemine sellest, et kui mina ütlen, tähendab seda, et see peaks olema Eesti riigi omanduses ja selle rikkused, otsesed rikkused peavad jõudma Eesti riigi eelarvesse. Ma tahtsin öelda, vasakpoolne ideoloogia on see, kui sa ütled, et Ameerika firmad ei tohiks sinna sisse minna, investeerida ja selle pealt raha teenida. Ikka kõikide firmade eesmärk on raha teenida. Aga selle raha teenimise, sellest rahast teenivad kõik. Et kui me räägime Ida-Virumaa maavaradest, kas need hakatakse kaevandama või mitte, aga mõte on ju selles, et kui see on meie rahvuslik rikkus, aga me seda ise kas ei oska, ei saa või ei taha välja kaevandada ja teeme mingi koostööfirma, ühisfirma, mõne suure rahvusvahelise firmaga, kellel on oskusteave, kellel on olemas nii-öelda turutundmisteave, kõik see asi, et siis me ka teenime selle pealt. Et see ei ole, ja sellele mõtteviisile vastanduv mõtlemine, et kusagil on, et teeme venezuelalased ise saavad sellega hakkama, ei ole saanud. Nad ei ole saanud, sa jätsid kogu sellest nii-öelda pikast ajaloolisest tasandist välja ühe väga olulise aspekti muuses. Nimelt selle, et peamine viis, mis on nii-öelda seda Venezuelat nüüd vaesustanud loomulikult, on Ameerika väga rängad sanktsioonid alates Chavezist Venezuelale. Nii. Ja nende väga ränkade sanktsioonide tulemusel ei ole ka naftatööstus olnud võimeline seda nafta nii-öelda välja pumpamist ja need selle sanktsioonid olid spetsiifilised, et tegelikult muidugi oli spetsiifilised. Need olid suunatud Ameerika enda suunas ja selles mõttes, et ja miks ameeriklased praegu selle nafta endale võtavad? Selle suunas, et Venezuela poleks võimeline seda naftat niimoodi välja tehnoloogiat. Nad ei andnud tehnoloogiat, see oli sanktsioon. Põhiliselt oli tehnoloogia oli sanktsioonid all. Aga sellepärast ju läksidki sinna venelased ja läksid sinna hiimlased. No, aga see, kes asja tuksi keeras, olid kohalikud korruptandid. Miks sinna peavad minema, aga võtame siis nagu täitsa nagu turumajandusliku aspekti või sellise nii-öelda jõu aspekti. Miks sinna peavad minema ameeriklased?
mingu siis hiinlased või venezuelalased või tähendab venelased. Hiinlased läksid ja röövisid ära selle kõik. Ajasid võlakeerisesse. Aga kui meil on tugevam õigus, siis las tuleb Venemaa, las tuleb Hiina, siis ongi suveräänne riik, et las ta tema asi, kellele ta müüb oma asja. Tulevad ameeriklased, aga mina muidugi selle koha peal ka, mis see Ron Pauli jutt oli, et ameeriklased kuulutasid need varad endale. Miks nad seda tegid? Sellepärast, et Venezuela Chavez'i ajal ju natsionaliseeris see ei ole Ron Pauli jutt, see on põhimõtteliselt Donald Trumpi enda jutt. Jah, et sellepärast, et nad natsionaliseerisid Ameerika varad, kusjuures rahvusvaheline arbitraažkohus on öelnud, et ameeriklastele tuleb kompenseerida, seal on päris suured rahad taga, mingisugused miljardid, 10 miljardid, et nende miljardite väljamaksmine on Venezuela riiklik kohustus, et kui sa lähed ja võtad inimestelt firmad üle ja ei maksa selle eest, natsionaliseerid, natsionaliseerimist saab nii ka teha, et maksad selle eest, ütled, et müüma pead, aga raha on siin. Aga nemad võtsid ära ja raha ei andnud ja rahvusvaheline arbitraažkohus, mis ei ole ameeriklaste kohus, vaid on rahvusvaheline arbitraažkohus, ütles, et Venezuela riik on võlgu nendele samade Exxon Mobilitele ja kellele kõigile nii ja nii palju miljardeid. Ja nüüd ameeriklased ütlevad, et see nii kaua, kuni me selle raha kätte saame, on see õli meie oma. Et selles mõttes see ka ei ole ebaaus. See ei ole ülekohtune. Te võtsite meilt 10 aastat tagasi ära 10 miljardite eest meie eraomandit, näitasite keskmist näppu, et me tahame oma raha kätte saada. Sellega ma olen mingil vääral isegi nõus, sellepärast, et tõsi, et eraomandi kaitseks seda võib teha, aga eelkõige arvestades seda, et ExxonMobil ja paljud teised on sealt välja pumpanud põhimõtteliselt Venezuela enda maavara. Nii, ja niimoodi, et oleme nüüd ikkagi ausad, eks ju, et esimese kasu saab loomulikult ExxonMobil, mitte Venezuela rahvas. Nii, et ärme nüüd siin nagu räägi mingisugust nagu ilusta seda protsessi, eks ju. Et Trump, eks ju, mida ta tegi lõppkokkuvõttes on ikkagi see ja täiesti avalikult ütles seda niimoodi, et me tuleme nüüd siia ja enam-vähem natsionaliseerime Venezuela nafta iseendale, mitte venezuelalastele, vaid iseendale. Ja see on nüüd see nagu tasand, mille peale nagu väga paljud on öelnud, et siin on nüüd mingisugune aususe moment, mis on nagu väga tõsine, eks ju. Et ühelt poolt võib ütelda, et kui siin, ma ei tea, Hillary Clinton riigisekretärina ja seal Obama käisid igal pool demokraatiat viljelemas ja edendamas pommidega, eks ju, et see oli nagu täielik silmakirjalikkus, loomulikult oli, mitte ilma igasuguse jututa, aga et Trump tuleb nüüd välja, et meil ongi vaja nagu naftat, meil ongi vaja see asi endale võtta, et see on ausus, aga sellel aususel on mingisugune nagu kuidas öelda, mingi joon, mis on nagu huvitav, sellepärast, et vaata, see on nagu omalaadi ausus, et kui keegi tuleb, ütleb oma abikaasale, et jah, et tead, ma olengi siit 10 aastat petnud 10 erineva naisega, ma ei armastagi sind enam ja mulle meie ühised lapsed ei lähegi enam korda. Et see on ka nagu teatavas mõttes ausus. Nii, aga me kõik saame aru, ma arvan, me kõik saame aru, et midagi on nagu murdunud. Aga see on see, mis ma räägin. See ongi see, mis mulle meeldib. Ta hävitab seda globaalset korda, mis hävitab meie tsivilisatsiooni. Anna tuld, Donald. Anna tuld, hävita see rahvusvaheline globalistlik kord ära. Mulle sobib, ma ainult kiidan takka. Ja mul hetkekski tule pisarad silma. Ei Venezuela kommunistide pärast, ei Hiina kommunistide pärast, ei Vene naftatöösturite pärast. Hetkekski ei tule pisarad silma Euroopa Liidu bürokraatide pärast. Need on need, kes on meie tsivilisatsiooni huku instrumendid. Euroopa Liit on meie tsivilisatsiooni huku instrument. See rahvusvaheline kord, mida Donald Trump hävitab praegu Venezuelas, Iraanis, Gazas, Gröönimaal, see peabki hävinema. Jumal tänatud, et hävineb. Mul üldse ei ole kahju. Üldse ei ole kahju. Ja tulemus muide, Venezuela jaoks on suurepärane. Igal juhul saavad rikkamaks. Igal juhul tuleb eraomand tagasi. Igal juhul piinamisvanglaid jääb vähemaks. Ja, no see on, tulemus on hea. Ma ei saa aru, mille üle me nukrutseme. Et selles mõttes, ja mis on nagu sellest liiga vähe räägitakse selle naftateemaga seoses. Trump hävitab rohepööret. Ta pankrotistab Euroopa Liitu sellega. Mulle sobib. Nafta hind läheb odavamaks, venelastel läheb raskemaks sõda pidada, eurooplastel läheb raskemaks kommunismi ehitada, hiinlastel läheb raskemaks maailmat hakata valitsema. Mulle sobib.
Mul ei ole kahju sellest, et ta Venezuela nafta selle pärast peab vahepeal endale võtma. Mina ütlen väga selgelt välja, et minule ei sobi see ja eelkõige mitte see, et maailma nii-öelda globalistlik kord laguneb, see sobib küll, aga ma arvan, et Trumpi praegused konkreetsed teod Venezuelas ei too kaasa maailma korra lagunemise. Juba laguneb, meie silme all laguneb. Ei, aga see mitte sellepärast, et see on nüüd tähendab maailma globalistlikku korda ei hävitata täpselt samade süvariiklike juba 70 aastat jõus olnud CIA režiimivahetuste kaudu. Et need on absoluutselt mina arvan, et võidaks. Ega küsimus on, ega kirvega saab lõhkuda puid ja päid. Nii. Kui sa lõhud puid, siis on parem kui päid. Et kui CIA siiamaani lõhkus päid, aga nüüd Trump lõhub puid, siis mulle sobib. Ega siis meetod, küsimus on ikkagi selles, mis teenistuses see meetod on. Absoluutselt. Nüüd ongi küsimus, mis teenistuses see meetod on, et kui sa ütled seda, et täpselt samade vahenditega, täpselt sama subjekt, täpselt sama asja teeb ja tulemus on erinev kui see, mida tehti 70 aastat, siis ma väidan, et see ei ole nii. Õige, see ei ole nii. Aga sellepärast me ennem siin ju jäimegi eriarvamusele selles osas, mis on Trumpi nii-öelda tegelik šabloon. Et see, mida tema teeb, ei ole see, mida tegid neokonnid. Ei ole see, mida tegi Obama või mida tegi Bush kuidas siis ei ole? Või Biden. Kuidas siis ei ole? Kuidas siis ei ole? Kui nad teevad täpselt seda sama asja. Aga ei teinud ju. Kõik karjusid, kui ta hakkas Iraani tuumaprogrammi pommitama. Vaata, mis ta teeb, nüüd hakkab jälle. Ühe ööga oli lõpetatud ja rohkem sinna oma käppasid sisse ei torkinud. Venezuelas samamoodi räägitakse režiimivahetusest, aga pole olnud režiimivahetust. Nädal aega saab täis ja režiimivahetust ei ole olnud. Seda me ei tea, ma olen korrutanud seda, et milline on see tulem tegelikult, me ei tea, milline see tulem on. Me teame seda, et seal taga on mingid kokkulepped ja selle kokkuleppe nii-öelda väljamängimist me hakkame nägema aja jooksul alles, aga see šabloon, mida Hillary Clinton tegi Araabia kevadega, no ei kehti siin, no ei kehti. No aga kehtib ikka selles mõttes, et kehtib selles osas, et mis puudutab Iraani. Et tuleme nüüd siia, et Iraan on olnud pinnuks silmas Iisraelil aastakümneid. Need on kõigil normaalsetel inimestel pinnuks silmas, mitte Iisrael. No aga Iisraelil eelkõige, loomulikult, eks ju, et Iisraelil eelkõige. Ja kui nüüd Trump tuleb ja teeb seal režiimivahetuse, siis on põhimõtteliselt see, mida kõik nii-öelda Iisraeli käpast söönud USA administratsioonid, süvariiklikud administratsioonid on kogu aeg tahtnud. Sa lased ennast pimestada selles, et sa jälle näed kogu, kui no aga kuidas ma siis ei näe? Kuidas ma siis ei näe? Aga võta juudid välja sealt ja küsi Saudi Araabialt, Araabia Ühendemiraatidelt, küsi Süüria tänaselt valitsuselt, küsi kõikidelt neilt Egiptustelt, küsi neilt, kas nemad ka tahaksid, et Iraanis toimuks režiimivahetus? Jah, tahaksid. Kõik tahaksid. Vaata, sa nõuad enam-vähem sellist olukorda. Iraan on ju regionaalne nuhtlus olnud kõikidele riikidele. Regionaalne nuhtlus, terrorismi eksportija, oma inimeste piina ja tapja. Iraani režiimi lahtisaamise üle jälle kõik on õnnelikud, kõik peale Hiina on õnnelikud, kõik peale Venemaa on õnnelikud. Et selles mõttes võta välja korraks Iisrael ja vaata seda pilti suuremalt ja siis muutub asi palju lihtsamaks. Kuidas ma saan Iisraeli välja võtta siit, kui Iisraeli poliitika on olnud algusest peale see, et Iraan lihtsalt nagu ära hävitada, eks ju. Et Ameerika abil loomulikult. Risti vastupidi on. Iraan on see, kes on öelnud, et tuleb sionistlik entiteet tuleb merre pühkida. Risti vastupidi sellepärast, et sellepärast, et tuleme siin põhjuse ja tagajärje suhtes. Ma arvan, et Iisrael on olnud see, kes on algatanud selle konflikti niimoodi ja USA on olnud see, mis Iisrael algatas selle konflikti sellega, et Iisraeli riik loodi. Et sellest alati saadik on kõik teised olnud pahased, et nad seal on ja et nad elus ikka veel on, et selles mõttes, aga ma ei tahaks lähisitta isegi sekkuda, ma lihtsalt tahan öelda sulle seda, et see, mismoodi Trump teeb Lähis-Idas asju. Vaata, missugune tema ringreis oli nendesse nii-öelda laheriikidesse, mis kokkuleppeid ja tehinguid ta seal tegi, kuidas ta Gaza sõja ära lõpetas, kuidas ta Iraani tuumaprogrammi ära lõpetas, et see on midagi täiesti teises kvaliteedis ja täiesti teistsuguste meetoditega, kui kõik varasemad Ameerika nii-öelda süvariigi sellised režiimivahetused, värvilised revolutsioonid, kõik. Ta teeb midagi täiesti teistmoodi ja
selle tõttu kanda neid üle temale praegu lihtsalt näitab, et ei saada aru, mis ta teeb ja kuidas. No sa põhimõtteliselt ütled seda, et mina kui konservatiiv ja anti-interventsionalist peaksin uskuma seda, et meil tuleb sama tegija, samade vahenditega, samade eesmärkidega välja ja võtab alati sealt CIA nimelisest kübarast välja jänku. Nii, ja siis tuleb jänku esimest korda, tuleb jänku teist korda, tuleb kolmandat korda, 70 aastat on tulnud välja jänku. Ja nüüd tuleb Trump, tal on sama see kübar, siin on peale kirjutatud CIA ja nüüd tuleb välja sealt jänku, aga sa ütled, et see jänku on hoopis teisel viisil, hoopis teiste eesmärkidega ja hoopis teiste nagu ideedega, kui kõik need teised jänkud 70 korda, kes seal välja on tulnud. Et vabandust, aga ma ei usu seda. Must kunstnik on teine. Must kunstnik on teine. Aga mis seal siis selles mõttes, et kui me räägime, tõesti, me räägime siin palju oleme. Kui ikka tuleb sama välja. Et on olemas ühispartei, eks ole, Uniparty. Ühispartei, vahet ei olnud, kas sul oli Bush või sul oli Biden või sul oli Obama, eks ole. Kõik on ühispartei. Ajasid sama asja, ajasid sama moodi asja. Ühed natukene rääkisid, nendel olid sõnumid olid erinevad, aga poliitika oli sama, eks. Nii, Trump ei ole ühispartei. Pole kunagi olnud ühispartei. Raev tema vastu on nii suur sellepärast, et ta ei mängi ühispartei reeglite järgi. Lõppkokkuvõttes see sama süvariik üritas teda 2 korda ära tappa ennem ju valimisi. Ehk siis teisisõnu, see must kunstnik ei ole sama. Tema trikid ei ole samad. Jänkud ei ole samad. Ma ei tea, kas sealt tuleb välja tuvi või sealt tuleb midagi muud välja, aga see ei ole sama. Ei no praegu on tulnud jänku välja samast kübarast, nii et ega me ei tea. Mina väidan, et see ei ole üldse jänku. No mina väidan, et on. Mina näen, et on jänku ja midagi pole teha. Et midagi pole teha, et üks väga huvitav asi, kui me lähisitta tuleme, sa mainisid siin seda Süüria kaasust, eks ju, et siin on nagu suurepäraselt ära nagu teostunud see, mida siis Iisraeli ja USA süvariik on ka teostanud, eks ju, et ISIS on olnud pikalt, eks ju, USA projekt ja Obama süvariigi projekt ja ilmselt ka Mossadi projekt, eks ju, et nüüd on siis ISISe veteran põhimõtteliselt Süürias pandud pukki niimoodi ja seda tehtud USA ja Iisraeli toel, et põhimõtteliselt need mõlemad riigid on ka niimoodi kirjutanud alla nii-öelda autorlusele sellele, et kes see ISIS nüüd tegelikult oli. Mida see sulle tegelikult räägib, on see, mida tulen tagasi selle Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku dokumendi juurde, kus öeldakse, et meie ei pea vajalikuks teistele riikidele nende siis ütleme valitsemiskorda või nende väärtusruumi ette kirjutada. Meie peame vajalikuks, et teiste riikide valitsused teeksid Ameerika Ühendriikidega sellisel viisil koostööd, et Ameerika Ühendriikide rahvuslikud huvid oleks kaitstud. Ja see sama ISISe kõrilõikaja, kelle nime ma ei suuda praegu meenutada, on tunnustatud ameeriklaste poolt, tunnustatud ka Iisraeli poolt ja teeb või jätab tegemata asju, mis sobib ameeriklastele. Sest ta on CIA või Mossadi agent, sellepärast on. Ta on oma poiss. Assad oli venelaste agent või hiinlaste agent või ka Iraani agent, eks ole, et tuli teiste poolt oma poiss, aga selline see maailm on. Ma nagu selles mõttes ei saa aru, et mis me siin nüüd nagu üllatume. Ei, muidugi, üllatuda on raske selles maailmas, tõsi. Ja, ma ütlen ka välja selgelt, et mina selle poliitikaga ei nõustu, sellise USA sekkumispoliitikaga, ma pean seda igati nagu taunitavaks. Aga kui pärast tulemus on hea, siis tunnista vähemalt. Ma kindlasti tunnistan, kui tulemus on tõesti nagu suurepärane, et äkitselt peale 70 aastat, tõesti siirat luban, on sellest nii-öelda mustkunstniku kaabust tõmmatud välja hoopis teine loom, hoopis teiste tulemustega, hoopis paremate nagu tagajärgedega, siis ma tõesti tunnistan, et nüüd on midagi muutunud. Kui Kuubas lõpuks saavad normaalselt, saab kommunism ära pühitud, kui Venezuelas saab kommunism ära pühitud, kui Brasiilias saab kommunism ära pühitud, Kolumbias saab kommunism ja narko ära pühitud, siis on maailm parem koht. Maailm on parem koht. Maailm on parem koht siis, kui Trump suudab põhimõtteliselt Mao pea ära hävitada. CIA on peamine narkokartell USA-s. Ma väidan uuesti, et Venezuelasse minek oli vajalik selle jaoks.
nii, et see on nüüd peamine tasand. Praegu on tõmmatud, tähendab, pikast juhtmest ja masinast välja ainult üks pistik niimoodi. Aga nüüd, kui süvariigil on see pistik käes, ta võib selle pistiku panna igale poole mujale. Nicaraguasse, olgu aga me ei näe seda kõike. Need sündmused, mis seal toimuvad, see, mis toimub Pentagonis, see, mis toimub CIA-s, neid me ei näe. Me ei näe neid sündmusi. Aga masinavärk on puutumata, masinavärk on olemas, juhe on käes ja nüüd me saame vaadata, kuhu järgmisena pannakse see. Ma nagu absoluutselt ei nõustu selle hinnanguga, et ta ei ole. Vastupidi, minu meelest on Trumpi kogu selle esimese valitsemisaasta jooksul tema kõige suurem energia on kulunud süvariigi nii-öelda kontrolli alla võtmisele ja see on asi, mille eest teda ka kõige rohkem rünnatakse nii siseriiklikult kui mujal maailmas. No ma tahan näha konkreetseid tulemusi, et siis selles mõttes mina kindlasti ei ole vahel on tulemus see, et sa ei näegi midagi. Vahel on, kui ta saab neist jagu, siis tulemus võib olla see, et midagi ei juhtugi. No see on nüüd täielik ad hoc argument, et selles mõttes vahepeal on tulemus see, et polegi tulemust. Me saame seda nagu hinnata tegelikult muidugi tagantjärgi, et ega me meie ju seda protsessi sisse ei näe. Nii nagu me tegelikult ei näe sisse, mis on tegelik põhjus Gröönimaa puhul. Jah, loomulikult seal Gröönimaa, me peame hakkama otsi kokku võtma, aga loomulikult on Gröönimaa puhul kõik need, mis asjad on läbi käinud, alates sellest, et seal on maavarad ja jätkates sellega, et see on nii-öelda Ameerika raketikilbi jaoks vajalik, sest et ütleme, üle Arktika käivad ju tuumalöögid või raketid, et kõik need argumendid on ka, aga seal võib olla mingeid muid argumente, millest mitte keegi meile mitte midagi ei ole siiamaani veel rääkinud ja mis võib-olla me ei tea, mis seal veel on juures. Aga mida ma muidugi ütlen on see, et kõik, kes siin muretsevad Gröönimaa pärast jälle, võtku rahulikult, ma olen rääkinud Taani konservatiivsete poliitikutega, kes ütlevad, et loomulikult ükski normaalne taanlane ei saa tunnistada, et võtke see Gröönimaa, kui tahate. Aga see Gröönimaa on üks suur peavalu Taani riigi jaoks olnud ammu ja nii-öelda iseseisvuse andmine Gröönimaale ei ole midagi, mille vastu nad võiksid olla. Ja siis loomulikult iseseisva Gröönimaa muutumine Ameerikaga väga tihedates majanduslikes julgeolekualastes suhetes olevaks territooriumiks ei ole ka midagi, mis oleks nüüd ole hirmus. Eriti kui meil on kõrval jälle, peame kogu aeg meeles pidama seda, et hiinlased teevad seda asja palju robustsemalt. Lihtsalt ajavad ka Gröönimaa võlaorjusesse ja siis ütlevad, et ahah, teil on siin mõned head kaevanduskohad. Et me nüüd võtame. Et selles mõttes need mängud on, need tasandid ja tasemed on sellised, millest keskmine uudiste vaatajaga või uudiste tegija, kõik ei ole võimalik isegi aru saada. Ei, kindlasti mitte. Ilmselt ei saanud sellest aru ka Mette Fredriksen, kes põhimõtteliselt on rääkinud kogu aeg, et Gröönimaad tuleb ründama kas Hiina või Venemaa. Esimesena tuli hoopis ründama USA, et üllatus. Ameeriklased ei saa lubada seda endale, et hiinlased võtavad üle. Siis nii lihtne. Igal juhul mina arvan seda nagu kokkuvõtteks, et meile konservatiividena ei tule kasuks see, kui me nagu kriitika vabalt täiesti nagu laulame Hoosiannat ja suitsutuspanniga vehime niimoodi USA maaga kõikide võimalike nii-öelda ideede ja vallutuste ees, et meile tuleb kasuks just nimelt selline ikkagi väga selge ka moraalne printsiip, täiesti moraalne printsiip, et mina olen oma väljaütlemist, et nagu suverenist olnud, kogu objektiivi aja olen sealt edasi olnud, kritiseerinud Ameerika Ühendriigi sekkumispoliitikat, süvariiklikku sekkumispoliitikat rohkem kui 15 aastat, nii et selle positsioonil ma olen ja sellel ma jään kindlasti ja ma arvan, et see võiks olla nagu kindlasti konservatiivne positsioon vähemalt osalt edasi, sellepärast, et see on nagu oluline aspekt ja väga paljud konservatiivid, libertaarid, mina muuseas kuulan libertaaride hulka, võiksin öelda, on seda meelt USA-s samamoodi. Jah, aga USA ei pea seda tegema. Ma ei arva, et ma olen nüüd kriitikavaba. Ma lihtsalt ütlen, et minu jaoks on väga oluline, et see kriitika ei ole mitte vasakpoolses raamistuses. Et kui me tahame kriitikat teha näiteks suveräänsuse seisukohal, mina pean ennast ka tõsiseks suverenistiks, siis ka Venezuela situatsioonis ja ka näiteks Gröönimaa situatsioonis see suveräänsuse teema ei ole mustvalge teema. Et seal selle suveräänsuse küsimuses on eksinuid mõlemal poolel. Ja Kuuba puhul täpselt samamoodi, et need asjad, väga hea, kui neid asju läbi arutatakse, aga see refleksiivne vasakpoolse argumentatsiooni ülevõtmine selle jaoks,
noh, nii on kõige lihtsam oma anti-amerikanismi või anti-trumpismi välja elada. Noh, minu meelest seda ei tohiks endale konservatiivsed parempoolsed inimesed lubada, et see on nagu täiesti auku kukkumine. Jah, ma arvan, et see lihtsalt väga palju, mida sa nimetad vasakpoolseks argumentatsiooniks ei ole tegelikult oma olemuselt vasakpoolne, kuigi ta võib-olla jällegi näiliselt võib mingil viisil kattuda sellega, aga ta tegelikult oma olemuselt ei ole üldse seda. Et ta on lihtsalt sellise väga selge suveräänistliku, libertaarliku positsiooni väljaütleme, millel tegelikult ei ole vasakpoolsusega mitte mingit pistmist. Aga Martin, ma tänan sind siia saatesse tulemast, oli päris tore diskuteerida ja aitäh! Aitäh kutsumast!